Juba enam kui kuu aega on mul olnud käes üks uus ja päris vingete võimalustega droon ER3S, mis tuli siis natuke aega hiljem kui Air 3 ja oma omadustelt on ta siis jälle nagu parem ja uut tehnoloogiat täis, millega siis nüüd tuli sellel droonil kaasa ka esmakordselt lidar, mis on siis TOF-sensorina. Nii palju, kui ma olen soovinud seda testida, kas siis filmida või pilte teha, siis tulemused on ikka superluks, mida ma olen siiamaani saanud. Sellega sai ka siis üks äge töö tehtud, kus käisin droonimaailma tegijat Tauri Vahesaart filmimas ja seal tulid siis selle drooni kõige paremad omadused esile, et see lidar tõesti annab sul ikkagi liinide vahel seal lennata täpselt nii, nagu sa ise soovid ja tõesti nüüd sa saad panna ta ennast jälgima ja lausa puude vahel käia, nii et nagu selles mõttes ikkagi droonimaailmas kui selline asi on ta ikkagi täiesti tippude tipp. Minu jaoks on nagu hästi oluline olnud droonide puhul üldse see, et ta on kompaktne, ta lendaks kaua ja kaamera oleks siis nagu selles mõttes kõige võimekam. Et ma saaksin seda siis pärast oma teise materjaliga kokku sobitada ja nii edasi. Mulle meeldib DJI ER3 seeria puhul näiteks see asi, et esiteks on ta nagu vaikne, ta on praegult kuskil 3 meetri kaugusel minust ja no ma võin täitsa vabalt rääkida, ta ei lärma mitte midagi, et täiesti täielik vaikus tegelikult on sisuliselt juba mingi 25-30 meetri peal, kus sa seda praktiliselt enam ei kuulegi. Et kui siis mingit tuulevihinet või vilinet natukene õrnalt. Et selles mõttes ta näiteks praegult on meist 23 meetri kaugusel ja täiesti vaikne, ainult Sten. Aga mis siis veel? Selle drooniga, kuna tal on ava, on nii suur, siis ND-filtrid on kindlasti väga olulised, mida peab kasutama. Et eriti talvisel ajal. Aga õnneks on nüüd DJI teinud niimoodi, et nad on pannud ND-filtrid juba kaasa EOS, et see probleem on ka siis nagu hästi lahendatud juba. Muidugi, mis on Air 3S-i puhul on see, et nagu ka Air 3 puhul on lennuaeg on selline, mis on tõesti üks superaeg. 45 minutiga sa tegelikult teed ikka päris palju asju ära. Ja kui sul on vaja erinevaid rakursse proovida või siis filmida või ta hoiab näiteks selles külmas ilmas ikka päris hästi akut. Et see on nagu super, see on lihtsalt super. Ja ta ei ole siis ka oma kaamera raskuse puhul nagu nii raske, et ta mõjuks kuidagi center of gravity'le ehk drooni nagu keskjaotust. Nagu Mavic 3-ga on see olnud, et kaamera on lihtsalt nii raske, et kuumade ilmadega näiteks või soojade ilmadega tuleb see kõik väga hästi välja, sest et esimesed mootorid on alati palju kuumemad, kui on teised mootorid. Kes droonimaailma jälginud, siis ma kirjutasin sellest võrdluse, mis on Air 3 ja Mavic 3 seeria või võrdlesin Mavic 3 Proga. Siis kõik teavad, et ER3 oli minu senine lemmik droon, mida ma kasutan sellistele kaasavõtmistele lihtsamate asjade tegemiseks. Aga nüüd see on nüüd siis nagu selles mõttes suuresti muutunud, kuna Air 3S otsustas ikkagi tulla siis niivõrd palju paremana, et tal on ühetolline sensor ja tõesti see kvaliteet ja see pimedas pildi tegemine, kus sa saad tõesti ikkagi väga pika säriajaga pilti teha, mis on tegelikult unikaalne, siis see on ikkagi väga hea. Aga nagu heade asjadega ikka, siis kipuvad nad kõik otsa saama kiiresti. Et need kõik, kes
oma kingikotti ikkagi tahavad mingit head drooni saada jõuludeks, siis kindlasti soovitan sedasama AIR3S-i. Ja ma panen võrdlevat infot siis meile veebi, ehk et otsige siis seda postitust, mis ma selle drooni kohta olen teinud ja kuulmiseni siis järgmises postituses või siis videoülevaates. Tšau! Tulistada